hommikust või noh, kell ei ole enam hommik, kell on 3:30, aga minu jaoks on hommik, sest et ma ärkasin tund aega tagasi. Ja mis see tänane plaan on, siis ma lähen kinno, ma lähen üksi kinno vaatama Koduabilise filmi, lõpuks ometi, ma tean, kõik on seda juba näinud, aga mul ei ole olnud lihtsalt võimalust minna. Ja nüüd siis täna ma surusin selle enda päevakavasse enne tööd ja kohe hakkabki tegelikult film pihta 7 minuti pärast või noh, eks seal tuleb need treilerid ja värgid ka veel enne. Aga jah, ma lähen üksinda, sest et ma tunnen, et ma tahan olla üksinda, kuigi nagu samas tahaks kellegagi koos olla, aga ma ei tea. Samas ma ei suuda nagu, mul ei ole seda energiat suhelda kellegagi või nagu, ma ei tea, see on nii siuke segane olukord. Mul üks endine töökaaslane küll pakkus välja, et tahad, ma tulen sinuga kaasa, ma mingi, tead, ma tahaks üksi olla. Nii et täna tuleb selline üksi päev, nagu ka väga tihti minu teised kõik päevad, aga need on siis siuksed tegevused, mida nagu võiks teha kellegagi koos, aga ma olen otsustanud, et ma tahan üksi teha. Nii et lähme siis vaatame selle filmi ära. Pean veel enne ühe banaani ja kohukese ära sööma, mis ma kaasa haarasin kodus, sest ma ei ole mitte midagi veel söönud. Vot, pole nii ammu kinos käinud. Ma ei teadnud, et ma pean minema veel 3. siit, kuna mul on story. Väga vipp tunne. Seal all oli nii palju hagimist, aga siin pole mitte kedagi. What wife? You're not enough. Not for her. Nii, nüüd ma olen teises kohas, aga ikka istun autos. Lähen siis paeparki siia jõusaali. Aga filmist nii palju siis, et jah, sellest on nii palju räägitud juba. Aga olles nagu väikse lapse ema, tütre ema ja olles ka nagu, ma ei ütle, noh muidugi mul ei olnud nagu siuke abusive suhe või nagu nii ekstreemne või mis iganes, aga nagu mingid siuksed nagu äratundmiskohad olid, ma olen seda raamatut lugenud, aga ma ei mäletanud seda nagu lõppu või kõike seda lugu ja siis selles mõttes oli nagu endalegi huvitav seda vaadata täna, aga jaa nagu kohati sellised nagu natuke nagu äratundmist ja samas oli ka sellist, et oh my god, et ma ei taha öelda, et ma olen mingi meeste vihkaja, kindlasti mitte, mul on veel usku, et on nagu häid mehi. aga nagu mingit võõrast meest enda lapsel juurde, ma olen väga-väga kaitsva hoiakuga. Ma ei tea, et nagu kas ma ever kunagi üldse suudan seda nagu, ma ei tea, nagu kedagi usaldada nii palju, aga jah, see film nagu kindlasti pani selles mõttes põntsu, et ei, hetkel mitte ükski võõras mees ei tule meie ellu. Oot, aga ma lähen käin trennis ära ja siis lähme koju. Auto on jääs. Kell on 7:30 kohe. Nüüd mul on tund aega tööni, seekonna Tripolile süüa. Ja siis me lähme jalutama. Ma pole pesus käinud. Ma ei hakanud seal jõusaalis minema, sellepärast, et tegelikult ma tahaks kodus veel tolmuimeega teha. Siis mõtlesin, nagunii siin jälle higistan. Ma tahaks tunked jalga panna, sest õues on nii külm. Ja peal trenni on lihased soojad ja värki, et ei taha, et need külma saaksid. Ühesõnaga, päevame riidesse. Lähme Tripoliga ruttu, käin õues ära. Ja siis teen vist tolmuimeega ära ja siis alles hakkan sööma.
vaatan, kas ma teen või söön midagi, mis mul praegu seal külmkapis on. Ja siis tööle. Nagu samas on tore see öövahetus, sellepärast et ma ei pea äratuskella peale ärkama. Okei, täna ma ärkasin, sest et mul oli vaja kinno minna jõuda, on ju, 3:30. Aga tavaliselt magan nii kaua kui magan, on ju, mingi 2-3-ni. Ja siis teen asju. Tavaliselt ongi mul nagu see nädal näiteks olid mul küüned, tegin küüned omale, täiesti tavalised milkid ja siis tegin südamekese peale. Ja siis mul oli vaja nagu toidupoes käia ja jõusaalid. Täna oli 3. kord, tegin ära 3 trenni nädalas, mega hea. On suht enda tagant pitsutamine päris nagu siuke stressirohke, nagu selles mõttes, et tegelikult see vahe seal ärkamise ja töövahetuse vahel ei ole nagu nii palju, et mõtled küll, et kui niisama passiks kodus on ja siis oleks aega. Ja tahaks veel raamatut lugeda, on ju, aga raamatu lugemiseks ma nüüd tööajal olen natuke lugenud, sellepärast et eile oli hästi vaikne. Ma loodan, et täna on samamoodi. Ja siis saab tegeleda nagu natuke endaga ka nagu selles mõttes, et nagu rahulikult võtta, olla ja lugeda raamatut. Mitte lihtsalt scrollida telefonis, sest seda ma ka nagu ei viitsi enam teha. See on lihtsalt ajusurm, ma tunnen. Et jah, lihtsalt see kodust väljas käimine, see ei ole nagu nii lihtne, kui sul on koer, sest et ma pean alati temaga enne jalutama, see võtab aega, ma ei saa niimoodi, et okei, ma ärkasin, ma lähen kuskile, on ju, teen oma asjad ära, pluss ma pean nagu kodust ka läbi käima enne, kui ma näiteks kui ma kontorisse pean minema. Õnneks nüüd enam nagu seda kohustust ei ole meil, me nüüd kolisime uude kontorisse ja kõik seal töötab, kõik on timmis, et jälle on nagu enam-vähem luba antud vist kodukontorile, ma ei tea, ma olen teinud seda 3 päeva juba. Et kui ma kodukontoris olen, siis on nagu fine, sest et siis mul on veel nagu lisaks 45 minutit, et koeraga jalutada ja rahulikult võin valmis sättida ennast. Aga muidu oleks niimoodi, et okei, mul on 45 minutit aega tööni ja ma pean nüüd ruttu 15 minutiga vähemalt käima koeraga ära ja siis veel ennast sättima, enda meiki tegema. Täna ma nagu midagi tegin endale, sest et ma läksin kinno ikkagi. Aga kui ma kodus olen, siis ma ei tee, siis mul ei lähe aega selle peale. Ühesõnaga, tegelikult see aeg on nii limiteeritud ja see nagu ma ei tea, ma ütleks, et ta nagu ärevust on tekitanud, aga nagu kerge siuke pinge on kogu aeg peal ja mulle üldse ei meeldi see. Nii et ma ei tea, ma pean midagi välja mõtlema, peab hakkama, toidu tellimise ma saaks nagu anda Barborale, aga jällegi seda nagu ostunimekirja teha ja seda tellimust, see võtab ka aega ja siis on see, et nagu mul ei ole nagu selleks kõigeks aega. Et poes ma jõudsin nagu niimoodi käia, et eile ma käisin koeraga õues ära, siis ma mingi mul on nagu pool tundi oleks aega enne küüsi, et mis ma teen, kas ma nagu rahulikult söön kodus või ma söön ülikiiresti ja ma lähen poodi. Ma ütlesin selle variandi, et ma sõin mingi müsli mega kiiresti, läksin poodi, tegin mingid ostud ära, kõiki asju ma ei saanud sealt poest. Näiteks koeratoitu saab Prismast ainult, see külmutatud. Läksin küüntesse, tegin küüned ära ja peale küüsi ma läksin uuesti poodi. Ehk siis ma käisin 2 korda poes, jõudsin koju ja siis tegin süüa ja siis ma sõin ja ma läksin kontorisse tegelikult. Ja see oli üleeile, mitte eile, vabandage. Eile. Ma ei mäleta, ühesõnaga täiesti nagu Aga proovime hakkama saada, proovime selle uue rutiini kätte saada. Vähemalt mul on väga hea meel, et ma olen suutnud ilusti trennis käia, et sellest kinni pidada. See ei ole minu jaoks nagu siuke tüütu kohustus, vaid ongi see, et nagu ajaliselt on ta natuke keeruline. Aga olen hakkama saanud ja saame ka edaspidi. Nii et lähme nüüd õue, aitab sest lubast, kell liigub. Nagu näha, siis ma käisin pesus ära, mul on tegelikult 10 minutit aega töö alguseni, aga ma tahan tortillasid ja nii, et ma praen kana ära. Samal ajal, kui ma siis tegelikult nagu login sisse tööle ja selles kõike kana ma ei tee, mingi pool teen supiks Sonjale ja pool praen siis endale. Et mul on küll mingi tatart seal mingi hakklijakastmega, aga ma tundsin, ma tahan seda tortillat. Nii et tükeldame ruttu selle ära ja siis paneme arvuti, või ma panin juba arvuti tööle, panin kõik, logisin sisse mingitesse kohtadesse, mingitesse veel mitte. Lõigun ära ja siis ta praeb ise seal ja enam-vähem. Aga ma ei tea, mul oli nagu, kui ma olin duši all, siis mõtlesin, et mul oli mingid asjad, mida ma tahtsin teile rääkida, aga nüüd on see meelest läinud ja
nagu pea on täiega uimane sellest tänasest tõmblemisest siia-sinna. Aga pole hullu. Jep, mul on väga kena soeng, sest mul juuksed veel märjad. Ma ei tea, millal ma need ära kuivatan, võib-olla kuivavad ise. Aga sõin ruttu siis need 2 tortillat ära ja ma tegin ise eile tuuletaskuid esimest korda. Nad ei tulnud just Nad ei tulnud välja just ideaalsed, sest et mul on see ige ja pritskott, kust on mega raske välja suruda seda segu tainast, on ju. Ja alguses tulid liiga väiksed, siis ma panin neile ühe kihi veel peale seda tainast. No ühesõnaga mingi ilge jama oli, aga voilà. Ja siin on näha, siin on mingi mega madal üks ja siin on siis kõrgemad nagu normaalsemad. Võtan ühe väikse, panin siia seda kuhupiima ja vahukoore segu sisse. Tegelikult seda sisu on siin. Aga võiks olla rohkem. Aga ma arvan, esimese katsetuse kohta väga hea. Söön selle ära. Siis lähen päriselt nüüd tööd tegema. Jälle paljud inimesed on haiged. Nii et ei tule siit lebo õhtut meil. Vahepeal keegi kuivatasin juuksed ära, sest et mul hakkas nagu veits külm isegi. Märgad juustega jäävad veits naljakalt. Mis ma veel tegin, siis lõikusin kartuli ära, kana juba keeb ja viskasin porgandi ka sinna juba. Ma olen nii väsinud. Nagu need 5 tööpäeva on läinud nii aeglaselt kuidagi seekord, nagu kõik päevad individuaalselt on läinud kiiresti, aga mul on siuke tunne, nagu ma oleks mingi 6 aega jutti töötanud. Igal juhul. Mul on siin jäätised, ise tehtud jäätised. Ma arvan, et kõik on juba näinud neid Reels, TikTok, mida iganes. Selles, kuidas lume sees tehakse jäätist vahukoorest, ma tegin ka, aga kuna Sonja ei söö jäätist, talle ei meeldi külmad asjad, siis ma üksi ka ei hakanud ju seda ometigi kõik ära sööma. Ma mõtlesin, et kuidas ma seda hoiustan. Mul on mingi pleksin, andke andeks. Ja okei, siin on alumine on ikka täiega lömmi läinud juba. Nende kõige raskuse alla, kui sööme selle kõige alumise siis ära tegelikult. Jop, sellised. Ühesõnaga ma panin siis küpsiste vahele need jätsid. Ja ta on väga hea, natuke tuleks lasta tal sulada, siis kuidagi tuleb rohkem seda maitset esile. Muidu on minu meelest siuke lihtsalt mingi külmkapi maitse või nagu jäämaitse või ma ei tea. Aga jah, kui ta pisut lasta tal sulada, siis on väga-väga hea. Küpsise maitse võib-olla natuke käib üle. Just eriti siis tegelikult, kui ta on täiesti jääs veel. Aga muidu on päris hea. Et väga odav ja palju jäätiseid niimoodi. Ma küll sõin, aga nagu mingi näksiisu on täiega. Tahaks šokolaadi mul ei ole. Õnneks. Ma ei osta šokolaadi koju enam. Et teen siis ise, nagu näha, tuletaskuid, jäätist. Ma ei tea, mis veel vaatame, mis järgmistel päeval. Sööme need ära. Ja mis ma siis järgmistel päevadel siin endale magusa varusid teen. Ma lähen istun tagasi töölaua
söögilaua taha, sest et töölauda mul ei ole. Vot. Tänane tööpäev on päris julm olnud selles mõttes, et esialgne väsimus ikka hittis täiega, aga ma ei tea, see läks kuidagi märkamatult üle, aga siis see asendus peavaluga, mis on veel hullem minu meelest. Ma natuke proovisin seda taluda ja siis võtsin ikkagi valuvaigistit, sest mõtlesin, et ei, ma ei taha seda taluda. Ja nüüd kell on 4:20. Enam-vähem on päris vaikne tegelikult olnud viimased tund-poolteist. Ja meid on täna tööl ainult 3, mis on päris, see on ikka väga vähe, sest et tavaliselt on meid vähemalt 5 ja sellistel headel päevadel, kui kedagi puhkusel ei ole ja kedagi haige pole ja niimoodi, siis on ikkagi 6-7 isegi. Vot, aga see selleks. Mida ma tahtsin rääkida on see, et ma käisin seda filmi vaatamas, on ju. See on sellise autori poolt tehtud nagu Frida McFadden, kes ei tea. Ja mul on siin tema üks raamat, Allüürnik, ja mul on tegelikult 2 raamatut veel, mis ma võtsin Kehra raamatukogust. Mul on siis Kokkupõrge ja Kallim. Seda ma olen hakanud kuulama eelmine aasta millalgi, kui ma selle autori üldse avastasin, siis seda Kallim raamatut ma kuulasin, ma ei mäleta, kas eesti või inglise keeles, pigem vist inglise keeles audioraamatut. Aga ma ei suutnud tähelepanu hoida ja nii ta läkski. Et ma ei tea sellest raamatust tegelikult mitte midagi. Ja ma olen siis läbi lugenud tema varasemad need Koduabiline, Koduabilise saladus ja Koduabiline jälgib sind või midagi sellist. Et need raamatud mulle väga meeldisid ja nüüd see raamat on ka mul, ta ei ole päris poole peal. 90 lehte on loetud, 200 on veel vist minna. Jah, 200 on veel. Nii et ma olen vist seda lugenud 3 päeva. 3 päeval olen saanud lugeda ja natukene, et päris kiiresti läheb. Ja miks ma siis, kuigi mul ei olnud ju seal, kui ma rääkisin oma uue eluaasta eesmärkidest ja lubadustest ja soovidest ja kõike seda, siis ma kuidagi raamatut täiesti unustasin ära. Ma ei keskendunud neile üldse, aga siis hiljem, kui ma nägin Kaisa videot, et mida tema siis endale uueks aastaks seadis endale, et mida tema tahab teha. Ja kui ta mainis, et 12 raamatut sel aastal, väga tagasihoidlik, aga samas olgem realistlikud, on ju. Et meil on muud elu ka, mida on vaja elada, et ei saa ainult raamatuid lugeda. Vahel on lihtsalt, isegi kui sa ei scrolli, sul on lihtsalt vaja midagi muud teha. Et jah, ja 12 raamatut aastas, ma nüüd võtsin ka endale siis selle, panin nimekirja, et tahaks, tundub täiesti nagu teostatav tõesti. Et üks raamat 6, aga kui mul on siin juba 3 tükki olemas, on ju, et 2 kuuga loen siis 3 kuu varu ära, ma arvan. Et siis saab lebotada natukene või siis lugeda ette. Või mingi kuu saab siis nii-öelda, näiteks suvel, kus on võib-olla rohkem tegevisi väljaspool kodu, et ei ole nii palju aega lugeda, siis on nii-öelda selle jagu tehtud. Aga rohkem mingit juttu mul polegi teile. Tunni aja pärast saan koeraga õue minna ja siis magama. Ja homme, Kehra sõidan ma nii või naa, aga me ei ole veel otsustanud, et kas me jääme Sonjaga sinna, sest et võib-olla mu emal on vaja esmaspäeval linna tulla, siis mul ei ole mõtet nagu edasi-tagasi sõita. Aga eks ma siis homme räägin temaga, vaatame, mis me teeme. Et võtan igaks juhuks koerale toidu kaasa ja endale mul midagi väga vaja pole, seal hambari ja värgid on olemas. Nii et vaatame, mis see homne
toob meile, kus me oleme. Mis neil on? Piknik. Part. Jaa, võrstikesed. Härra Nilsson sööb vorsti. Täna on pühapäev. Me olegi midagi teiega jõudnud rääkida. Aga jälle oli suht kiire peale ärkamist. Tulime Kehrasse ja ma nagu veits arvestasin, et me jääme siia ööseks. Sest et ma nagu teadsin, et mu emal on vaja uuel nädalal minna arsti juurde, et mitte nagu edasi-tagasi sõita, et me jääme siia ööseks. Ja homme siis sõidame linna kõik koos. Aga Sonjal on ikkagi nagu selles mõttes igav siin, et ta tahab kogu aeg raamatuid lapata, aga need raamatud, mis siin on, need on nii vanad ja nii rabedad, et ta on juba päris mitu lehte katki teinud ja ühesõnaga ma otsustasin, et lähme, pakkusin emale välja, et lähme siis koju või lähme minu juurde, et jääb meile ööseks. Et siis on nagu hommikul ka lähem sõita arsti juurde. Ja ta oli nõus sellega, nii et siin ema pakib asju kokku, mis tal on vaja kaasa võtta. Ja siis hakkamegi linna poole sõitma. Täna on siuke leebem päev siis, kus ei ole nii palju tõmblemist. Täna on juba tegelikult teisipäev, aga ma tulen siia seda vlogi lõpetama, sest et pühapäeval me tulime Kehrast Tallinna ja veetsin aega siin nii ema kui ka Sonjaga. Askeldasin mööda majapidamist ringi ja peale seda, kui ma panin Sonja magama, siis ma sõitsin veel ühe sõbranna juurest läbi, sest et ta oli pakkinud minu sõbrannale terve kastitäie beebiriideid kokku ja sõbranna siis vastutasuks andis meile, kinkis meile tema ise tehtud sellised riidenagid lastele, mis on nagu mega nunnud. Ta on ise kõik need joonistanud ja kõik ise nagu teinud otsast lõpuni. Ja kuna me juba teist korda saadame talle neid riideid, tal siis eelmise aasta sügisel sündis teine laps, muide ka IVF beebid mõlemad. Et jah, ühesõnaga tema siis nii-öelda, kuigi me oleme ise kõik need riided saanud, et mina alguses andsin päris palju oma sõbrannale, aga nüüd suuremaid riideid ta on hakanud saama, ma ei tea, kas teistelt sõbrannadelt või kuskilt. Et ma ei ole talle nagu ammu midagi viinud. Ühesõnaga siis me oleme ise kõik need saanud, tema on saanud ja me anname edasi. Ja siis et põhimõtteliselt me nagu, et kui nii võtta, siis me tegelikult nagu vastutasuks midagi ei taha. Aga minu sõbranna siis otsustas, et ei, et tema ikkagi annab meile. Saime siis need nagid, mõlemad saime valida loomad ja siis oli mega ammu, rohkem kui 5 aastat tagasi, tegi mu sõbranna ise Barberi mahla ja nüüd sel hooajal ta tegi ka 70 liitrit. Ja ma algusest peale ütlesin talle, et nii, ma tahan ka, palun mulle ka üks pakk. Aga kuna ta elab Pärnus, siis see kuidagi ei õnnestunud see vedu ja nüüd ta siis ühe paki andis mulle nagu minu teise sõbranna kaudu ja see maitseb ikka nii hästi, nii mõnus. Just õde käis praegu, andsin talle ühe purgiga kaasa. Vot, nii et selline lugu, mis ma siis pühapäeval tegin ja selle klipi sellest nagist ma panin ka teile siia siis ja see ta on Instagramis võib teda leida. Ta on siis
lillekõrv. aga ma ei ole kindel, kui aktiivne ta hetkel on nende tellimustega, sest et tal on ikkagi verivärske beebi kodus pluss veel 5-aastane. nii et, aga noh, kindlasti saab kokkuleppele ja noh, kui mega kiire ei ole, siis kindlasti teeb selle tellimuse ära. Vot, aga suur aitäh, et vaatasid seda lühikest nädalavahetust. Näeme juba järgmisel korral. Tšau!